No tere, Mart! Tere! Täna räägime teemal õnnistus. Mis asi on õnnistus? Õnnistus on vist isegi keerulisem kui needus ja tõepoolest on nii, et mis sa sellest heast ikka räägid, ütled ühe sõnaga hea. Paha on nagu kirjeldada lihtsam, sellepärast on ka negatiivseid kangelasi kinos nagu lihtsam üles võtta. Aga eelmises osas me rääkisime needusest ja ütlesime, et needus on Jumala tahtest väljas olemine, väljapool, mitte lihtsalt ütleme kõrvale minek, vaid juba lausa nagu kraavi ja kuristiku minek ja progresseeruvad halvenev asi. Nüüd õnnistus on Jumala tahte seesolek. See on nüüd see, et Jumala tahe järjest ja järjest muudkui ka täitub sinu jaoks. Ja võiksime ka öelda niimoodi, et needus on hääbumine, kustumine, hävimine, olematusesse, pimedusse, surma vajumine. Õnnistus on õitsemine, kasvamine, eesmärgile jõudmine. Et need on täpselt nagu vastandid. Aga samas on niimoodi, et me räägime Jumala tahtest, sellest äralangemisest või selles olemisest. Me peaksime defineerima, mis asi on Jumala tahe üldse. Et minu meelest on Jumala tahe esiteks väljendatud tema seadustega. Ta ütleb, et inimene ei tohi teha neid ja neid asju ja ta kindlasti peaks tegema nii ja nii ja nii. Nüüd, need on nagu mingid raamid, mille sees me elame. Et kui me nagu käime mööda neid juhtnööre, mida ta meil on andnud, korralduste ja reeglite näol, siis me võime kindlasti öelda, et me oleme Jumala tahtes. Lisaks sellele on olemas ka veel selline Jumala tahe, mida ta ise siis konkreetselt ilmutab ühele või teisele inimesele. Ja see ei juhtu kõikidega niimoodi, et ta tuleb nende ellu ja ütleb, et vot mina tahan, et vot sina, Veiko, teeksid seda, eks ole. Ma usun, et sa oled mõnes asjas oma elus kogenud sellist juhtimist, et täiesti konkreetselt Jumala tahe ilmneb sulle mingisugusel viisil, sa tead täpselt, see on Jumala tahe. Aga mõnes teises asjas sa otsid siiamaani mõtled huvitav, mis see küll võiks olla, eks ole. Ja ma arvan, et see on meie kõigi elus nii. Mõne inimese elus ta ei saagi otseseid konkreetseid juhtnööre. Ja see tähendab seda, et ta on kas õige kursi peal enam-vähem või siis liigub õiges suunas, eks ole, ja ta on vaba valima seda või teist või kolmandat. Ja kui tema sees nagu miskit piirangut ette ei tule, selles mõttes, kui Jumal ei pane tema vaimu piirangut, siis see on nagu täitsa olemas. Aga ometigi me ei ela täna enam Vanas Testamendis, sest Vana Testament ütleb niimoodi, et kui sa neid käske pead, siis sa elad nende varal. Et need nagu toovad sulle õnnistuse ja need vabastavad sind nagu ülejäänud jamast. Ja see on tõsi, ega need töötavad samamoodi täna. Aga meil on täna avatud kõrgem ja parem tee. Et me ei ole mitte enam käskudega väljateenijad, vaid me saame läbi Kristuse olla õigeks tehtud. Nii et see õigsus ei tule mitte meil nagu välisest reeglite järgimisest, vaid see voolab meie endi seest, meie oma südamest, meie oma vaimust. Niimoodi, et meil on sisemine vajadus teha nende asjade järgi, mida Jumal on öelnud. Ja meil on vastumeelsus või nagu väga võimatu teha vastupidiseid asju, väga raske. Me peame midagi ületama endas või tapma, et teha midagi vastupidist. Nii et ma usun, et niimoodi võiks enam määratleda Jumala tahtes olemise. Ja loomulikult me peame siin aru saama ka seda, et Jumal on kõik asjad loonud heaks. Ta on loonud näiteks külvamise, lõikamise seaduse. Et kui sa teed head, siis see tuleb sulle tagasi 30, 60 ja 100 korda. Kahjuks ka teiselt pool joont ka halb tuleb tagasi sulle 30, 60 ja 100 korda. Ja samas on ka niimoodi, et Jumala seadust ja seda reeglistikku või süsteemi tuleks võtta ka nii, et Jumal on ta loonud, ta on loodud õnnistuseks, aga ta on kaheldamatult ka selline süsteem, mida Jumal valvab. Et Jumal on ühtlasi ka süsteemi administraator. Ta on armastav isa, ta on looja ja ta kindlasti tahab, et meil kõigil läheks hästi. Selles ei ole vähimatki kahtlust, aga samas on nii, et on mingid kohad, kus ta peab hakkama meile piiranguid panema. Ja siis on mingid kohad, kus piirangutest enam meid peab hakkama karistama meid, distsiplineerima meid. Sellest me rääkisime needuse osas. Ja võib juhtuda niimoodi, et on see koht, kus Jumal peab lakkamast olema isa ja peab nii-öelda süsteemi administraatorina muutuma kohtunikuks. Ja peab piirama meie tegevus ühel või teisel viisil, kui me oleme kõik limiidid ületanud. Siis hakkavad juhtuma ebameeldivad asjad ja see on huvitav. Selle eest nagu Vana Testament väga selgesti hoiatab. Ütleb, et Jumal on ustav, aga ta ei anna järgi. Et juutidel on üks vana hea ütlemine, et Jumal on väga pika meelega, aga ta kogub oma võlad. Et sellest ei tohi seda järeldust teha, et kui kohe välguga nagu pehmesse kohta ei saanud tabatud, eks ole, et järelikult see on okei. Ei ole okei. Et annab sulle aega, nagu Uus Testament ütleb, et Jumala pikk meel ajab sind meelt parandama või kutsub sind. Nagu see heldus peaks sulle ütlema, et kuule, sa peaksid ise ka aru saama, et nii ei saa. See on ju tegelikult täitsa umbes, mida sa tegid, et see on täitsa vale koha peal. Sa peaks midagi muud tegema. No tänasel päeval, kui me vaatame õnnistust
läbi juurdekasvu, siis väga paljud Tallinna linna tänaval tundub, et on õnnistatud. Uhked autod, suured võimsad majad, juurdekasv justkui on võimas. Kas on selline nii-öelda hindamiskriteerium just see juurdekasv? No Vanas Testamendis me loeme väga selgelt tegelikult, et sa lähed muudkui ülespoole, sa kasvad, sul läheb aina paremini, hästi, rohkem, sa ei ole kellegile võlgu, sa võid ise laenata ja nii edasi. Et kas see on ainult see õnnistuse pool või on selles õnnistuse sõnas veel midagi peidus? See, et me ei ole võlgu ja kasvame, on iseenesest ju väga hea. Aga piibel ütleb väga konkreetselt, et ülekohtuga saadud varandusest ei ole kasu. Vastupidi, kiri ütleb meile selgesti, et kui me ülekohtuga kasu saame, siis selle tulemusena võetakse meilt hing. Et õpetussõnade esimese peatüki lõpus öeldakse täiesti selgelt. Niisugune on igaühe lõpp, kes ahnitseb kasu ülekohtuga, eks ole, et selle omandajalt võetakse hing. Me ei tohi võlgu olla, ütleb ka piibel, et see ei ole hea, kui me võlgu oleme. Aga Uus Testament ütleb, et ärgu olgu teil võlgu ühegi inimesega peale selle, et te võlgende heategusid. Aga me ei tohiks jääda võlgu ka Jumalale. See on kohe päris kindel. Ja et niisiis meetodid ja vahendid ikkagi ei ole nagu ükskõik millised. Mis tähendab, et kui ma ikkagi varastan, petan, valetan, mõrvan, jokin nii-öelda, juriidiliselt võib-olla on asi, et ei saagi mulle midagi teha, siis valskus on valskus, kõverus on kõverus ja ma ju külvan kogu aeg. Ei ole võimalik, et ma külvan, aga ei lõika, mitte kunagi. See ei ole mitte iialgi võimalik ja ütleme, et tegemist on sellise asjaga, et kui see ei tule mulle otse kohe kätte siin elus, siis seda hirmsam saab see mats olema siis, kui ta ühe korra tuleb. Et ta ei ole nii üks ühene, et me võiksime öelda, et jällegi me oleme tagasi selle juures, et mis ei ole kohe juhtunud, ei ole juhtumata jäänud veel. Nii et kui ma näen inimesi, kes on ülekohtuga rikkaks saanud, siis ja eriti, kes on nagu võtnud selle teiste suu eest pettuse ja valega, siis need inimesed on neetud. Nad võivad elada tänases luksuses, aga kiri ütleb, et nad lõigatakse varsti nagu rohi. Ja need ei ole ja need asetki ei ole enam varsti. Et nad võivad olla täna haljendavad ja suured ja võimsad ja tegutseda võimsalt nii-öelda. Olla need kõige kõvemad koerad. Ja homme nad läinud ja need ei ole enam ja nende osaks on tühjus, igavene häving. Nii et need ei ole ainult majanduslik ja väline juurdekasv ei ole mõõdupuuks. Mõõdupuuks on pigem see, et see, mis sul on tegeliku ausa viisiga saadud, ükskõik mis see siis on. On see siis äri, on see siis ettevõtlus, on see siis töö leiutamine või mis iganes. Mida iganes või pärandus või minust kas või mis tahes asjad, võidud, värgid. Et see on nagu lubatud ja see kõik on seaduspärane. Aga kas see aus juurdekasv on õnnistuse ainukeseks mõõdupuuks või on seal veel mõõdupuid õnnistuses? No ma arvan, et neid mõõdupuid on veel. Sellepärast, et kui me näeme õnnistuste loetelu 5. Moosese 28, siis ta ütleb, et see laste juurdekasv, perekasv, eks ole, et su naine on viljakas, et su lapsed kasvavad, sul ei ole nurisünnitusi ega sul ei ole hädasid, siis et sul ei ole ka majanduslikke raskusi, sul kõik, mida sa teed, läheb korda, mille külge sa oma käe paned, läheb korda, et su Jumal õnnistab sind kõigis asjades, mida sa teed. Ja nii edasi, et see viib kõik kuhugi välja, selle kulminatsiooniks on see, et Jumal võtab sind enesele. Et ta võtab sind enesele pühitsetud rahvaks, omand rahvaks. Ja tõstab sind kõrgemale kõigist teistest. Ja mis sind kõrgemale tõstab, ei ole see, et sa oled targem, sa oled võimsam ja sa oled kõige kavalam. Või et sul on kõigi kuraditega lepingud. Piibel muide hoiatab selle eest. Hoiatab nende inimeste eest, kes ütlevad, me tegime surmaga lepingu ja põrguhauaga liidu. Eks ole, et meid ei hirmuta miski, mis maa peal võib tulla, et meil on nagu leping kõigi kuraditega. Et ütleb, et need liidud ei jää püsima. Et need inimesed pühitakse ära. Aga ta ütleb, et see, mis on kõige kõrgem, on see, et Jumal tõstab sind üles ja see on tema ligidlusse pääsemine, Jumala ligidlusse pääsemine. Preestritele näiteks ta ütleb, et ma ei anna teile maist pärandit, et ma ise olen teile pärandiks. Et teil ei ole nii-öelda pärandatavaid perekonna mõisaid, mida te annate põlvest põlve edasi, nagu mõnedel teiste suguvõsadel, eks ole, maa omandid ja kõik muud niisugused asjad. Aga teile mina ise olen pärandiks ja ma luban teid ligineda, ma luban teil nagu osa saada sellest, mis minul on.
sellest olemisviisist, sellest tarkusest, sellest võitmisest ja selles, et Jumal lubab sind endale ligineda. Seal on kõik asjad, absoluutselt kõik, mida sa oskad ette kujutada ja eriti palju neid asju, mida inimene ei oska ette kujutada, sellepärast et noh, mis on vana eestlase unelm, eks ole, et võiks süüa searasva hommikust õhtuni ahju peal vedeleda, et midagi ei peaks tegema. Et noh, see on nagu väga piiratud asi, sellega kõik lõpebki. Füüsiline heaolu. Aga füüsiline heaolu on ainult nagu pool muna ja see viib tegelikult nagu sisemisele kasvamisele, et meie silmad, et me paneksime nagu tähele, et sellest ei piisa. Vaatake, kui palju minu meelest meil on Eestis nii imelisi näiteid sellest, et minu meelest on Teeme ära kampaania alustaja. Ta oli ju edukas ärimees, eks ole, oli natuke üle 30, tal oli nii palju raha, et ta ei pidanud enam elu sees tööd tegema. Tal oli hästi läinud. Ja mida ta tegi, ostis omale villa Miami'sse, kaatri ja nii edasi, nagu filmis. No. Ja siis elas seal ja üritas seal olla ja ta ütles, et ta taipas väga kiiresti, et see on enesehävituse üks surm. Ja ta otsustas, et see on kõige halvem, mida ta üldse oma eluga teha saab. Ja müüs need asjad maha ja tuli siia tagasi, ütles, ma põhjendan oma elu sellele, et midagi paremaks muuta maailmas. See nüüd oligi üks hea näide, mida sa rääkisid, et üks õnnistuse nii-öelda mõõduvorm, et juurdekasv justkui kõik on olemas ja üsna tõenäoliselt on see väga õigetel teedel ja viisidel saadud, on piisavus, aga siis tuleb üks mingi teadmine, mõistmine, arusaamine sellest, et see juurdekasv ei ole ainult õnnistuse mõõdupuu, vaid on hoopis midagi muud. Ja seal on palju, kuidas me ütleme siis, suundasid teid, osi selles sõnas õnnistus. Sest kui me täna vaatame Teeme ära kampaaniat, siis see on ikkagi väga, väga eriline asi, mis on sündinud tänu sellele, et kellegil läks nii-öelda lamp põlema. Ja kas mitte see ei ole õnnistuse üks väga selge osa, et see just nimelt see lamp läheb põlema ühel hetkel, kui Jumal selle süütab? Targemad inimesed, haritumad inimesed ja valgustatud inimesed, need, kes on vaimuinimesed, neid peetaksegi nagu olulisemalt kõrgemateks sellepärast, et nad on taibanud, et see väline materiaalne on ainult üks väike osa õnnistusest. Et tegelikult inimese ülesanne ja võimalus minna kõrgemale, tõusta iseendast kõrgemale, leida need kõrgemad väärtused, leida vaimne, lihtsalt ka vabanemine, meelevald, puhtus, pühadus, kõik need asjad, need on palju kõrgemad ja neid ei saa isegi rahas mõõta. Ükski raha ei ole võimeline neid kinni maksma. Jumal ütleb seda huvitavalt oma sõnas niimoodi, et inimesed, kes on niimoodi leidnud valguse, kes on teda leidnud ja kes on ennast puhastanud ja loobunud nagu kõigist muudest asjadest selle nimel, et nende usk proovitakse läbi katsumustes ja tegelike elutestides. Ja kui see on läbi proovitud, siis ta leitakse olevat kallim kui kõige puhtam kuld. Ja see on, aga need inimesed on kalli hinnalisemad kui terve planeet tükis täiega. Ja ta ütleb, et tal on uhkus nimetada neid oma lasteks või need on uhkus nimetada neid oma perekonnaliikmeteks ja muud sellised asjad, et need ei ole tühised asjad. Ja siin ma tahakski juhtida tähelepanu üle asjale. Meie kultuuris, eriti tänapäevases kinematograafias ja igal pool mujal, pööratakse ulmefilmides näiteks hästi palju tähelepanu sellele, et inimene ise täiustab ennast. Ja on igasugused, kui sa saad teatud nagu eetilisele tasemele, et siis sa tõused kõrgemale tasemele, muutud valgusolendiks ja hülgad oma maise kesta ja muud. Sellised ideed hüljuvad ringi. Et tegelikult see on niisugune idee, mis on oma olemuslikult nagu vastuolus Jumala asjade. Sellepärast, et esiteks tema lõi selle maailma siin. Ütles, vaata, see on väga hea. See on punkt 1. Punkt 2, me ei usu seda, et maine materiaalne on halb. Vastupidi, õnnistus ütleb, et õnnistus üks osa on see, et su materiaalne asi on korras. Eks ole? See on täpselt vastupidi. Vaesus on needus, eks ole, ja nii edasi, muud sellised asjad. Et mitte sellest ei saa välja lugeda, et inimesel, kellel ei ole rikkust, et ta on kindlasti needuse all. See ei ole nii. On palju vaeseid õigeid inimesi, nii et see nagu materiaalne ei ole ainus mõõdupuu, eks ole, et sellest ei saa nii lühinägelikke järeldusi teha. Samamoodi õnnetused ja kõik muud. Häädal inimestele juhtub halbu asju. See on ka, neid proovitakse, neid katsetatakse ja nendega juhtub igast asju. Et need ei ole nii lihtsad asjad.
aga me räägime nii nagu needuse puhul, me räägime korduvatest süsteemidest, korduvatest mudelitest järjest, mis ikka muudkui aga tuleb ja tuleb ja tuleb. Et me näeme, et mõni inimene on pandud surve alla elama, aga Jumal kogu aeg hoiab teda. Et see surve peaks ta hävitama, aga ta ei hävi. Teda rõhutakse, temaga juhtub, ta kukub tullu ja vette, eks ole, nii-öelda, aga teda kogu aeg tuuakse üles poole ja sa näed, et ta kirgastub, ta puhastub kogu aeg ja ta läheb paremaks, ta läheb edasi. Et need on nagu Jumala töö või Jumala tegutsemise märgid inimese ees ja seda võib lugeda õnnistuseks, sest et Jeesus ütles, et keegi ei või tulla, kui isa ei tõmba. Kui isa hakkab tõmbama, see on see, et taevas on sind tähele pannud juba. Aga siin on veel see asi, ma tahan sellest valgustumisest rääkida, et piibli idee ei ole see, et inimene ise ennast täiustab. Piibli idee on see, et ta tuleb Jumala juurde ja Jumal täiustab teda. Sest iseenese täiustamine on tegelikult niisugune, noh, ma ei ütle nüüd õppimine on halb või midagi, teadmiste omandamine on halb või midagi muud. Me ei saa seda rääkida, see oleks vale. Jumal õpetab meid õppima ja ütleb, et sa pead nagu harima ennast, see on täiesti selge. Aga et me ennast nii-öelda ise kõrgemale tasemele tõstame, nii-öelda ka vaimselt, me ei ole võimelised seda tegema, see tegelikult on nagu mässukatse Jumala vastu. Selles mõttes, et ta on määranud, kuidas me kõrgemale saame ja ta on öelnud, mismoodi see tee peaks käima. Et ta on andnud meile oma poja lausa, ta on andnud meile oma vaimu ja ta ütleb, et need asjad hakkavad toimima siis, kui me avame ennast talle. Et see on mitte see, et me hakkame ennast täiustama, vaid see on see, et me nagu pigem avame ennast. Allume talle, ütleme, et teeme nii, nagu sina ütlesid. Kuna sa selle kõik oled nii kauniks loonud, et ju sa siis tead, kuidas minu sees see asi ka ära teha. Õpeta mulle oma teed, ütles Mooses. Ja ma juhin tähelepanu, et Mooses ütles pärast seda, kui ta oli kõik Egiptuse imeteod teinud. Ta oli maailma kõige võimsam mees. Ta oli see mees, kes tõstis kepi ja lõhestas mere. Ta on ikka vinge mees. Ja pärast seda, kui ta kohtub Jumalaga, ta ütleb, õpeta mulle oma teed. Et ta oli mees, kes rääkis Jumalaga näost näkku. Ja Jumal ütles, et pärast sind ma ei räägi mitte kellegagi niimoodi. Ta ei rääkinud isegi Jeesusega niimoodi. Et see on hämmastav. Et see mees niisuguses seisus ütleb, õpeta mulle oma teed. Ja ma võiks öelda, et võt nüüd õnnistus on nende asjade südamega mõistmine. See võime tulla Jumalale lähedale, võime taibata valguse väärtust, võime taibata igavisi asju, võime jätta kõik muu, võime jätta oma soovid, oma himud, oma ihad, oma jonni, kõik see asi, et sa tegelikult suudad selle maha jätta ja astuda sellest välja nagu vanast susist ja haarata kinni sellest, mida sulle on pakutud, kuhu sind kutsutakse. Seda võib lugeda õnnistuse kõige paremaks vormiks.